Kas te tulete veel Tallinnasse mingitele üritustele? Siin hakkab nüüd ju, Tallinnas hakkab siin pidevalt toimub siin ju kogu aeg. Tallinna maraton tuleb kunagi, aga sinna nüüd hakkavad need niinimetatud Tallinna vabastamisasjad pihta. Nüüd läheb hirmsaks sõjaks, kui tahate tulla. Ainult pange hambakaitset, pange endale suhu. Lähte ka sõjasse on? Jah, sest mis siin toimuma hakkab siis? No üritused on näiteks, siin on 20., 21., 22. on siin Eesti Rahvusliku Liikumise poolt on siin üritused. Näiteks 20. oli siin ju lipuheiskamine, eks ju. Hommiku tuleme siia, laulame hümni, kui lipp tõuseb ülesse, see on see Jüri Uluotsa nii-öelda valitsuse, ühesõnaga ajaloopäevad. Siin ju vahepeal ju Eesti, enne kui venelased tulid ja vahepeal sakslased tulid, oli siin ju paar päeva Eesti võim ju, eks. Seda tuleb tähistada enne, kui see 22. venelased tulid. Siis 21. tuleb suur miiting ka ajaloo teemadel, eks ju, üritame kokku saada rahvast. Ja 22. siis lähme venelastega rinda pistma pronksõduri juurde. No 22. tahavad nemad seal korraldada sigadusi jälle, et nemad vabastasid Tallinna. No ja siis paneme vahime tibladega tõtt. Hakkame tibladega tõtt vahtima ja kes ennem pilgu ära pöörab, vaatame siis. See on nagu see lastemäng oli, jah. Vot niimoodi on need asjad. Meil on siin kõva lahing, kõva sõda käib, meil ei ole siin valikut enam ei ole. Taganada pole meil kuskile ju. Teil on seal veel maad, aga meil on ju Soome laht vastas, me peame kohe ju, meil pole kuhugi enam minna siin. Siin Põhja-Eestis pole meil kuskile enam minna. Vot niimoodi. Nii me peame võitlema viimse vere tilgani oma Eesti maes. Ei ole vabadus käes veel, ei ole. Aga no vähemalt ei tähista, ütleme, säänest asja nii kool kunagi Eesti NSV aastapäev, mis on, ma ei tea, 21. juuli või kunagi. Tähistavad ikka, tahavad tähist. Ja siin nad üritasid ja tegidki midagi. Kirde-Eestis ja seal olid ikased üritused. Narva vabastamine oli ka ju suvel siin ja mäletate ju. Suured üritused, kus siis kui Rahvaliit ja Keskerakond andsid selleks raha, et Narva tiblad saaksid tähistada Narva vabastamise aastaga, see kirjutas igal pool. Finantseeris seda maksumaksja rahaga. See on väga kaval mõte tegelikult meile raha anda tähistamiseks selle Narva vabastamise. Siis tiblad jõuavad täis ennast ja siis nad alkohol on kahjulik. Surevad ära. Aha, noh. Aga kas võib juhtuda, et Tallinn läheb üldse venelaste kätte? Absoluutselt. Täielikult. Aga ta on jugi niimoodi, ega siin ei olegi. Tallinnas on vähem eestlasi kui venelasi. Ja kõige hullem see, et see 3.-4. põlvkond, mis on ju siit üles kasvanud, kui te teate, see on ju absoluutselt Eesti riigi vaenulik ja täielik. Vanad veel kuidagi on leplikumad need, mis te nüüd ja teate. Aga noored on ju verised, tigedad ja agressiivsed. Aga millest see väljendub see? Kas see on siis tänavatel kuidagi agressiivselt? Jah, täpselt ikkagi. Nemad on vabastajad ja nemad on maa peremehed ja nemad ei ole vallutajad. Meie oleme ikka fašistid ja kuraatikud ja fašism nii praidjot ja ega siin teised loosungid ei ole nagu Moskvaski ju, kõik samad loosungid ja tekst on ju sama. Tegelikult see, mis siin on, see on ju Vene Föderatsiooni filiaal siin ju tegelikult. Neil ei olegi vaja Eestit vallutada, nad on siin, nad pole kuskil läinki siit. Ei ole siis kuskil läinud. Selline on karm reaalsus praegu siin Tallinnas. Aga ma ei kujuta ette, mida Kirde-Eesti inimesed teevad. Ma ei tea, kes neid seal kaitseb või kuidas. Ma ei tea. See on košmaar. Ega siin ju eestlane näiteks ei julge ju vene keel, eesti keelt kuskil eriti rääkida vene rajoonides. See on peksa kohe. Pole. Absoluutselt. Ega seda märki Tallinnas ei julge paljud rinnas kanda. Tõsi, jah? Jaa. Ja ega siin Eesti sinimustvalget lippu ei lehvitada ei tohi. Ja. Oma politsei tuleb kallale kohe. Niimoodi. Ja. Nii et praegu on breakpoint, nii et kurdepunkt, kas meie või nemad, kas me jääme siia ellu või jää püsima või jää. Kes on peremees, kas me oleme peremehed omal maal või ei ole? Kuidas öeldakse? Kõrgeim võim riigis ja peremees omal maal. Kas me tahame olla või ei taha? Selle nimel tulebki töötada. Mina tahan olla ori. Jah, Veiko, miks? Aga kelle ori sa tahaks olla? Ma tahaks olla... Nähtsetel tingimustel sa oled nõun ori olema. Egal juhul. Õlle. Õlleist. Jah, ma tahaksin olla oma harjumuste ori.
aga need me oleme kõik ju tegelikult, ega siin. Aga kuidas öeldi ilusti öelda, et inimene peab endast orja tilkhaaval välja pigistama, vist oli vist, jah. Seda on hea teha palava ilmaga. Ja hästi suure õllega, jah. Eile nad vist seda tegidki, et orja välja pigistada õllega, sest eile, kui me siin seisime, oli see, päris suure organiseeritud siin miiting oli. No vist telekas näitas ka. Siis söötis suur Alev kokimasin sinna sisse ja siis läks sakumasin sinna sisse. Aga me mõtlesin, kas nüüd toodi õlud või nad tuuakse selles furgoonides seal vaikselt välja, et nad ei julge siit inimeste hulka liikuda. Aga ma kardan, et nad tahtsid orja õllega välja pigistada ja siis tegi korraliselt õlles show. Oota, aga mis hakkavad tulema? Ajakirjanikud välja, Sildam läks. Äripäeva fotograaf on ka seal välja tulnud. Nii et nüüd vist hakkab midagi toimuma. Vaatame siis, mis see Nad hakkavad vist välja liikima, jaa. Olge, liigume, sa hakkad välja liikima. Väli. Tšau. Me oleme ka kajastamas, Mis väljaanne siis on? Me teeme siin sellist nagu reality. happeningi. Innotähis ma läks Tallinnasse. Ja tegelikult Tartu Nakk, Kontra ja Veiko ja kõik. Esimesele mehele, ma arvan, kes välja tuleb, anname kotti. Ja me tegime selle Jüri Mõisa üleskutse peale, ta kutsus kõiki Tallinna, me tulime uurima, et sellest siin elu on. Ja mis toimub üldse? Igasugused lõksud on siia pandud, et ikka need vastikud natsionalistid surma saaksid. Pahad eestlased. Natsionalist tuleb see. Kui see vene inimesel elada, nende põlistel asuala. Siin on palju natsionaliste siin all juba tegelikult. Jube, siin on nii palju vastikuid natsionaliste. Miskit toimu, eestlased, miskit ei toimu, ruiklased, siis kui miskit toimu, sportlased. Kui miskit ei toimu, kes siis veel? No ei tea. Eesti TV on seal, Where? Eesti TV ka või? See, jaa, eks see Straight, nad minu meelest seda ainult televisioonist näidati jah, ma Kammuku näidud käsik, jah. Septembril. Ei tea, mina mõtlesin. Tüüpiline asi, mida Tallinnas võib iseloomult näha. Katedraal ja restoran on kõrvuti ühes majas. 6. oktoobril vist. Miski on nagu püha, isegi katedraal on tehtud äriteenimise objektiks. Sellist asja mujal Lõuna-Eestis see kujuteldamatu, et kirikusse kirjub restorani. Veel katedraali. Aga sa oled ennast vaatamata sellele siin Tallinna ligidal sisse seadnud, et mis sind ikkagi, miks? Sest mulle meeldib lõunaeestlaste mentaliteet. Nad on väga sellised kuidagi elujõuetud ja rumalad. Ja ma leian, et ikkagi elu ikkagi Eestist on ikkagi Tallinnas või Tallinna lähedal. Ma vaatan, et sa oled ka välimuselt nagu Jüri Mõisa sarnane, et olete te sugulased? Ma ei oska küll öelda, et me oleksime sugulased, aga kui ta peaks olema kuidagi mingi Ranna-Rootsi päritoluga, siis oleme sugulased olla, sest et Ranna-Rootslased teatavasti abiellusid kogu aeg oma vahel ja neil oli ma võin olla. Lähme vihmavarju sinna, kuulge. Lähe parem buss ja toome uue üle. Lähme rõdu alla vihmavarju. Jaa, täna. Ja kuidas lõpeb?